oleme jõudnud viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on volikogu esimehe info ja linnavolikogu liikmete sõnavõtud, et arutaks linnavolikogu liikmete sõnavõttudest. Kellel on midagi öelda? Palun, Kadri. Minul on selline, ma ei usu, et see minu selline personaalne huvi on, ma arvan, et see võiks huvitada kõiki volinikke ja laialdasemalt linnakodanikke, ehk siis mis puudutab meie kooli ja uue direktori valimist. Et praegu me oleme sellises infosulus, et ei tea, kui kaugel see asi on, just kui ajakirjanduses midagi on maha öeldud, hariduskomisjoni liikmena ma kuulsin ka seda suusõnaliselt, et kooli direktor on otsustanud ameti maha panna, kui kaugel me oleme, sest praegu me oleme juba 31. märtsi juures, homme aprill, et ma kardan, et me hakkame juba jääma mingid otsapidi lootused hiljaks, sest kooli direktorite valik on suhteliselt püsilik, inimeste arv on piiratud ja ilmselgelt me loodame endale leida väärilist direktorit, ehk siis võib-olla Mati ise oskab kommenteerida, et kui kaugel me oleme ja mida on meil oodata. No lihtsalt öeldes, see on töölepingu seaduse paragrahv 79, kui on kokkuleppeline minek, siis tööandja töövõtja kokkulepe on see. Ja ma olen lähtunud kooli stabiilsuse huvides, kuna praegu on lõpetamas abituuria viimased 4 nädalat ja teiselt poolt on ka 60. konsulteerimine. Nii et kokkulepe ja teile ma olen ka öelnud, et ma 30. juunist panen ameti maha, see on lõppunud ja kindel. Ja see on edasi. Ma tegelikult... Jah, et ühesõnaga selles mõttes me siin põrkame tõenäoliselt paljude küsimuste ees, et tõenäoliselt vajaks ka kas või see uus kandideeriv direktor mingisugust selgust, sest antud hetkel minule arusaamatuks, millal me saame üldse korraldada konkursi, kas me saame korraldada, kes valmistab ette kõik need konkursi tingimused, millele see toimub, sest nagu ma ütlesin, siis see ajafaktor hakkab natukene kuidagi murelikuks muutuma. Et mis saab edasi? Tähendab, selles mõttes, et konkursi tingimuste ettevalmistusega on alustatud ja selle taha kindlasti asi ei jää. Ja praegune direktor on lubanud, et ta esitab lahkumisavalduse sellel nädalal, mis algab 21. aprilliga. Ja nii kui see lahkumisavaldus on linna peale jõudnud, siis kuulutatakse välja kohe konkurss uue direktori leidmiseks. Kas on mingit seaduslikku põhjust, miks konkursi varem välja või kuulutada? No ma ei oska siin seaduslikku põhjust täpselt öelda, aga põhimõtteliselt kuidas saaks kuulutada konkurssi välja enne, kui eelmine poole esitanud lahkumiseks avaldust. Kas suusõnaline tahte avaldus ei ole? Noh jah, eks me võime selle üle spekuleerida, et suusõnalised lepingud on ka lepingud, aga praegusel juhul ma arvan, et ikkagi see ei ole õige ka võimalik uue kandidaadi suhtes. Ja võib-olla tekitab ka vastuolulisi tundeid neid, kes tulevad neile, kes tulevad kandideerima. Selle teemalisi märkused Neil on seda Kadri küsimusele vastuseks jah, et tegelikult ei saa kuulutada konkurssi välja, kui saab ainult kas juba vabane muud või vabane vale ametikohale. Vabane ametikoht tähendab seda, et praegu seda ametikohta täitev inimene on esitanud lahkumisavalduse või kirjalik avaldus. Et sellisel juhul on tegemist vabaneva ametikohaga, siis saab konkursi kuulutada, aga kõik võimalikud suulised sellised asjad seal ei toigi. See juhul ei ole seadust. Seda enne teha ei saa. Kui ametikoht on täidetud, siis ei ole konkursi korratud. Ma palun kasutan ära, et ma saan ise kohe küsida teile sõna. Et kas Luunja korraldas ju konkursi ja tegi seda nüüd kuuke tagasi või seda? Et äkki annab ülevaate Luunja olukorrast, et kui palju sinna tuli kandidaate ja kui palju oli neis selliseid kandidaate, keda siis ka
pädevaks selle kooli juhtima ja kuidas see konkurss läks? No konkurss läks selles mõttes hästi, et meie saime tulemuse ja meie saime koolijuhi, kes on tänasest juba tööl, aga konkursile tuli praktiliselt 19 avaldust kokku ja nendest enamikul olid ka olemas ikkagi selline taust ja hariduskogemused, mis lubanuks neil seda tööd teha, aga nende hulgas omakorda oli seal ikka selliseid, kelle kogemus oli kas väga lühiajaline või oli seal taustas mingeid selliseid asju, mille tõttu oli küll põhjus nagu eeldada, et nad ei saa selle tööga hakkama. Ta võis küll koolijuhina olla kuskil töötanud mingis kohas, aga kui sealt oli nagu sellist negatiivset tausta, siis need sai nagu kõik välistatud, et ainult positiivse taustaga jäi sinna alles, ütleme 4-5 kandidaati, kelle puhul võis siis nagu öelda, et nemad saaksid ehk hakkama kooli kui sellise juhtimisega. Ja sealt omakorda siis 2 tükki sõeluti välja, kes siis omavahel veel konkureerisid. Ja seal lõpus oli juba see nägemus ikkagi väga oluline, mis oli koolipidaja poolt esitatud, et mida nad pidid siis suutma ka oma visiooni kooli arendust esitada. Ja lõpuks valisime selle, kelle visioon oli tugevam ja selge. Ja pluss loomulikult taust. Nii või naa, et ta seda tööd ikkagi pikka aega nagu teinud ja suutnud oma varasemat teenust tõestada. Nii et ega seal lõppkokkuvõttes ma ütlen niimoodi, et oli küll kandidaate, aga selliseid tugevaid kandidaate ja Helva puhul ka kool on suur suhteliselt ja väljakutse on ikkagi nagu omajagu suur, et ega seal ei ole selliseid kandidaate väga nii nagu liikumas, kelle puhul võiks öeldagi. Ütleme, taoliste konkurside puhul on väga hea, kui 1 või 2 inimest lõpuks nagu on, kelle vahel nagu tõeliselt saab valida, kellel saab kooli usaldada juhtida, ega neid rohkem ei ole. Et see on nagu reaalsus. No minu arust, kui on lahkumine poolte kokkuleppel, siis saab poolel leppida kokku selle lahkumise tärmini, eks ole. See ei tohiks nagu mingi juriidiline takistus olla. See on ju isegi viisakam, kui inimene ütleb, et ma 1,5 aasta pärast näiteks pean teiega töösuhte lõpetama, mida kauem kätku teatud, mida varem see kokkuleppe sõlmitakse, seda lihtsam on nagu asju ajada, et see ei tohiks juriidiline takistus olla. No juriidilist takistust ei olegi selles mõttes, et ikkagi eeldame, et kui on juba suusõnaliselt nagu midagi kokku lepitud, et siis tuleb ka nii-öelda kirjalik. Ja me ettevalmistusi mina isiklikult olen teinud selles osas konkursid tingimusi ja neid on vaja veel kooli hoolekogus läbi vaadata. Kui see on takistuseks nagu konkursi enda tähtaja, et seda ei saa praegu enne teha, kui peale 21. aprilli, siis nagu kui nüüd Mati ütles selgesõnaliselt ja et ta lahkub, siis me hakkame sellega arvestama ja saame hakata edasi toimetama. See murekoht ongi täna nagu selles, et mul on muret, et meil täna nagu 3 nädalat läheb möödaks. Et tegelikult inimesed, nagu läheb Luudi võttis hea kandidaadi ära, Rasmus oli kauega valitud, et ega kõik nagu tegutsevad, mure on ju selles. Hanno sai teise hea kandidaadi. Mul oli jah, vist nii Heiki kui sa Olle nimetasid, et konkursi tingimuste kallal töö käib. Ma tahtsingi selle kaasamise kaabel küsida, et linnavalitsusel on ikka selline võimalus ja seaduse järgi kohustus ka ise palgata, aga kuivõrd on hariduskomisjon ja kooli hoolekogu kaasatud, siis sellesse protsessi algusest peale. Kui need konkursi tingimused saavad paberile, siis saab kooli hoolekogu nende osas võtta seisukoha ja teha oma ettepanekud. Lähemal ajal on tegelikult. Ja kindlasti saab olema sellesse direktori valikukomisjoni kaasatud nii hoolekogu esindaja kui hariduskomisjoni esimees. Ma lihtsalt pigem mõtlen, et kas ei ole nagu see turundusstrateegia, et kõigepealt tehakse midagi valmis ja siis antakse heakskiit või ei anta sellele, et äkki oleks mõistlikum
et kohe alguses nagu ideid või ettepanekuid kuulata nii hariduskomisjoni kuuleda. No selline fondikava ma ikka teeks valmis ja loomulikult sinna võib ju igasuguseid oma arvamusi ja muudatusi. Et on veel muudetav siis ka? Jah, mitte selles mõttes, et kogemused uudes on, ega siis nime pärast ei ole ju välja mõelda. no jah, neid on igal pool Eestis. See ei ole ainult päris palju mõeldi vaadates. No just, copy-paste peaaegu. See ongi nii. Selge, et mina siin. Ma tegelikult me ootasime natuke asju. Siinjuures see on absoluutselt minu isiklik arvamus, aga teatavasti ei pea olema direktor enam ei pedagoogilise haridusega ega isegi eeldavalt kooli juhtinud. Et põhimõtteliselt võib-olla oleks just väga värskendav, kui näiteks konkursile tuleks ka erasektorist tugevaid juhte, kes võib-olla vaatavad just seda kooli hoopis teise pilguga kui eluaeg kooli juhtimise juures. Koolis juhtimisstruktuur ümber teha, sest on teatud funktsioonid, mida koolidirektor täidab ja mis täitmine eeldab väga selgelt hariduslikku tausta. Ei no hariduslik taust peab olema, aga ta ei pea ilmtingimata olema pedagoogiline taust. No jah, ma mõtlen, on ilmselt direktori funktsioone, mille täitmine eeldab seda, et siis funktsioonid ümber mängida. Aga lähme konkreetsete sõnavõttudega küsimustega, et Leelo on mul küsimus alakohta, mida me eriti jagad. Nüüd munitsipaliseerisime erinevad metsalõigud ja lõigud. Mis nüüd siis toimuma hakkab seal linna poolt? Praegu on seal hunnik puid maas, seal on oksarisu, seal on mis iganes. Kes ja mida ja kuidas seda hakatakse nüüd korda tegema? Põhimõtteliselt see annabki meile võimaluse öelda julgemalt tegutseda seal, kuigi ütleme, et Elva linnal on ju tegelikult seda metsa juba nüüd omajagu tekkinud maala. Ega me kogu seda ala püsihooldusel hoida ei jõua. Aga praegu on plaanis teha ka siis, kui ta meie omandis, siis ka selle teise osale hooldustava ja Need puud, mis praegu on maas seal tormikahjustused või juba eelmisest aastast või juba üle-eelmisest, see nüüd saab kõik korda. Tööde tegemiseks tehakse hange. Siis kui hooldustava on olemas. Võimalik kiiki rahastus näiteks. Oota, siis alles tulevad veel hanked, et täna homme ei jõudnud mitte midagi. See on 5 aastat jällegi. Mina pääse rattaga enam ujuma, sinna 2 kuud kukkus maha ja juba ka eelmine suvi ma ei saanud enam ringiga. No võimalik tandub teha nende muud eemaldudes. Mul on teine küsimus veel, et rannahooaeg hakkab varsti pihta, et kuidas, mis kuupäevaks me nagu Arbijärve, Verevjärve ja Kaisjärve ümbruse korda saame? Ja näiteks seesama Riba noortekeskuse juures, kus on vist erakätes see kõrgjate pahmakas, kes selle korda teeb, kas see õudus jääbki siia? No mis on erakätes, see on ikka eraomaniku mure. Kas te ei saa siis mingisuguseid korraldusi jagada ja ikkagi paluda seda korda teha? Meil on nüüd skatepark või see, siin ja noortekeskus ja see õudne Riba on siin vahepeal. No kui me sellest eraomanikust räägime, siis sügisest saati palutakse tal lehed ära riisida. Ma ei tea, kas ta nüüd on jõudnud sellele riisimiseni või ei ole. Juba sügise oli see probleem, et Kesktänav oli puhtaks tehtud ja tuul kandis sealt kildistult kogu aeg lehti Kesktänavale juurde, nii et see Kesktänava riisimine oli lõputu tegevus. Ja nüüd peale talve sai uuesti selle teemal vesteldust, et ma ei tea, kas need lehed nüüd on ära riisutud või ei ole. Nii et kui vaadata seda, kui visalt lehti ära riisutakse, siis vaevalt keegi nende kõrgetega tegelema. Mis sanktsiooni siin on tehtud? Ei ole siin põhimõtteliselt, ütleme nii, et nagu me oleme eelnevaltki rääkinud, ega need linna sanktsioneerimise võimalused on suht väiksed ja võib ju mingi trahvimenetluse teed minna, üks asi, need trahvid on nii väiksed, et neid ei tasu menetleda ja need vaidlustused, mis sealt tulevad ja pärast need kohtus käimised, see on
finantsiliselt on see täiesti mõttetu tegevus. aga rannadel, kas sinna tuleb midagi, kohatatakse veel liiva, tuuakse midagi juurde, siin midagi korrastatakse, Paiserveres on veel mingi plaanid, midagi teete seal? Tähendab, siia Arvijärve randa oli plaanis liiva tuua, aga... See geotekstiil, mis seal ohverdab, selle natukene tuuakse Arvijärve juurde, natukene tuuakse ka Verevjärve ja kahtlemata tehakse suvel, siis kui liiv on juba kuiv, läbi sõelmine. Aga ütleme, et mingid väga kapitaalseid muutusi selline aasta lõpuks. Paiserveres teete ikka natukene, et tõmbate seal kõrgelt seal maha ja korrastate seda olulist rohkem? Järve niitmisega eelmine aasta me nägime, mis juhtus, kui me järve niitma hakkasime keskkonnateenistuse otsustas. Ei, me puudume ikka, aga me tahaks puududa nii, et me reaalselt saame. Tegelikult meie oleks eelmine aasta ka edasi niitnud, aga see, kellelt niitmine oli tellitud, see pakkis oma asjad kokku, läks minema, ütles tema Keskkonnaametiga tüüli ei lähe ja Arvijärv siin sai osaliselt ära niidetud, pandi see töö seisma. Tegelikult on see töö, mille jaoks ei pea üldse Keskkonnaameti luba olema ja neid järveniitjaid on Eestis vist mingi 2-3 tükki ainult ja lihtsalt seda võimalust ei olnud. Ja kui pärast siis Keskkonnaamet ja kusjuures Keskkonnaamet ei algatanud väärteomenetlust mitte Elva linna vastu, kes oli selle töö tellija, vaid algatas väärteomenetluse selle tegija vastu. Ja siis, kui meie hakkasime pärima, et milles küsimus on, siis hakati põhjendama, et ma ei tea, pardimunad kuskil juuli lõpus, kui pojad olid sama suured kui vanad pardid juba ja siis, kui me nõudsime neid, et tõelge siis need seaduse sätted, mille alusel te selle seisma panite, siis nad leidsid mingi roovarumise sätte, kus oli öeldud, et roogu võib varuda ainult talvel ja jää pealt. Et nii kui me oleks roogu varunud selle järele. Aga ei tea, loodame, et see aasta läheb paremini, et igal juhul me püüame ennem Keskkonnaametiga ära kooskõlastada, et õigel ajal ei tekiks seda tõrget. Aga veel üks selle juurde, et seal Kärderi silla juures on nüüd kopras mitu puud maha jäänud, et see ei kuulu jälle meie teemasse. See on see, mida me praegu taotlesime. Ei, aga see jääb nagu üle jõe. See jääb üle jõe, aga... Teisel pool jõge ei ole enam Elva linnast. On küll väike lõik, jah. Ja samas nurgas kohe... Toil Meelis juba. Teeme nad... Üks on veel püsti, viimane ots on teha. Ja teeme nad siis ära. Rain Pedak. Ja Kaarel, ma tahtsin küsida Kaja tänava, mis ta on siis Kalju ujula või suur tomp. Et see on vist pinnuks silmast tükk aega nii lastele kui nendele elanikele seal. Autoga ei taha ka sõita. Ja, et mul pääseb iga päeva. Et ta on nagu ehitavalt tekitatud, jah, me oleme pidanud kirjavahetus selle ehipäeva. Okei, kirjavahetus vett ära ei võta, et sama lomp on vaata Tartu maantee 121B. Ma ei tea, mis seal all on, kus tegelikult on Sademe kaev on selle koha peal, siis on üks lomp on keset teed, see on selles mõttes lausa liiklusele ohtlik, et mootorratas sinna sõidab, siis on ta kindlalt tee peal maas. Kaja saab olema kudis, aga 21B. Ei, 20, kas on, seal ei ole üldse Tartumata 21B, see proua oli eriti õnnetu sellele, sest tal valdub vesi sinna õunaku aeda ja... Õunaku aeda? Tartu maantelt. Ei, selle Kaja tänavaga ongi selline asi, et praegu see vesi nagu väga palju sinna ei valgu, varem ta jooksis mööda Ujula tänavat alla, nüüd on Tartu maalt naadesi. Ja ta jooksis sinna alla ja seal jooksis edasi kraavi. Praegusel juhul ta just ei jooksegi sellepärast, et ta jookseb just alla Kaja viishoovi peal. Et ühe õnn on teise õnnetus, et praegu tänu sellele, et see teekat on seal ära vajunud, on see 21B proua nagu õnnelikum, siis selle vett läheb ikka tunduvalt vähem. Kui see vesi hakkab praegu rohkem sealt minema, sest sadurorganisatsiooni seal ei ole, siis ma arvan, et see proua on natuke õnnetum, nii et
kindlasti ei ole seal küsimus selles, et vana asfalt lasi vett läbi, kui asfalt laseks vett läbi, siis peale esimest talve seda asfaldit ei oleks enam. Kindlasti ta oli poolsem kui tänane, aga ehitatud on ta täna igal juhul valesti, et ta niimoodi loomulikult. Ei, no ta kaldud on juba planeeritud. Tegelikult seal mingi lomp oli ka enne ehitus. Ja selle... Pigem räägiks sellest, seal ongi küsimus selles, et lombi saab ära kaotada sealt ainult sadevee kanalisatsiooni ehitamisel. Sellepärast, et see on selline koht, kuhu loomulikku voolu ei ole võimalik kuhugi suunata. Tegelikult saab nii tõsta, et see liigukis kuhu? Tartumantelt alla ei saadust. Ei, saab ei vähene liiguseks, see on kohe... Aga praegu kanalisatsiooni ehitajaga juba sügisest saati on nad praegu lihtsalt kaaluvad, et 2 varianti, kas nad hakkavad teed üles võtma või me tegelikult lepime ka sellega, kui nad paigaldavad sinna restkaevu, mis suunatakse lasteaia sadeveesüsteemi. Aga nad ei ole veel otsustanud, kumma asja nad ette võtavad. Kas tegelikult nad praegu põrgivad üldse vastu kõige vähem mõõta? Noh, see on lasteaia õigemini linnaus. Et praegu nad tegelikult tänu sellele, et see kalvedus on väga väiksed, püüavad tõestada, et see vesi on kogu aeg seisnud. Me loodame vastupidist tõestada. Teine loom on Tartumaalt enda peal, seal nüüd maju ei ole, aga selle koha peal, kus on suured ebepajud. Selle koha peal on... Järve pool või? Ei, just siin orientiiris järve. Seal on Sadevee kaev või Sadevee restkaev on selle maakivi sees. Kui sul kõrgemal, kuidagi tee on nüüd õhus selle koha pealt, et sinna see vesi nagu jõua. Et see ehitaja, kes seal seda maakivi pani, et see on veel nägema. See pole ettepaneku tegema. Kui niimoodi tuimalt ära peaks, siis see võitleb koha veel pehmemaks ja see ainult vaju koha. Okei, vaatame üle. Peeter Lasik. Ma tahtsin 2 asja mainida ikkagi, et siin oli see lehtede teema, et kinnisvara omanik ei täida sisuliselt oma kohustusi ja minu arvates me oleme seda, ma ei tea, mul häbi öelda, võiks olla 10 aastat siin olnud ja kogu aeg seda kedrand ja minu arvamus on kindlalt see, et tuleb minna, kui on korduvalt tehtud märkused, siis tuleb minna mehega rahalisele mõjutamisele, trahvimisele. Et see, et trahvid ei ole menetlemist väärt, ma ei tea, et trahve tuleb muuta või mis iganes, aga kinnisvara omanikel on omad kohustused, kui tal on korduvalt meeldetuletusi tehtud, loomulikult mitte esimese korra pealt, aga sellise asja peab hakkama, sest see tegelikult korrastab neid omanikke täitma oma omanike kohustust. Eraomanik olemine ei tähenda ainult õigust, vaid ka kohustust. Ja minu sõnum oleks küll, et täidaksime oma linna valitsuse määrust, kus on ka öeldud, et meil on nende trahvide võimalus ja hakata mõjutama. Selle täienduseks ma kohe saadan volikogu listi ühe dokumendi aastast 1936, kus seda tehti Elva linna heakorra huvides, siis eraomanikul üks meelde tuleks. Ja teine küsimus, mis oleks, et see oli küll nüüd siis lisaeelarve teemana, aga mind häirib väga tugevalt see, et ikkagi valitsus on meilt võtnud ära teede remondirahad. Ja võib küll alati ju näidata, et näete, riik tegi seal ülevalpool ja valitsus, aga sellele peaks reageerima. Ma olen siin ka korduvalt sellistele asjadele tähelepanu juhtinud, et kui sellised asjad toimuvad, et võetakse sisuliselt, ei lasta oma valitsusele oma kohustust täita, millele Eiki ka viitas sellele, et riik paneb kohustuse ja ei saa lase seda täita, kuna ta ei rahasta. Sellele peab ka reageerima, nii et ma loodan, et reageerime kui linnavalitsusse. Tähendab, kui sellest reageerimisest rääkida, siis mina isiklikult ja ka paljud teised Reformierakonna omavalitsusjuhid reageerisid sellele ammu enne, kui see asi kehtestati sellisel kujul. Ja tegelikult olid väga tulised vaidlused sellel teemal ja ega ükski omavalitsusjuht ei soosinud seda sellist olukorda, millena praegu see raha vähenes, aga kahjuks läks see kurtidele kõrvadele. Et miks see raha vähenes, küsimus oli selles, et kogu summa, mis omavalitsuste teedele eraldati, vähenes 1 000 000 euro võrra,
kui ta eelmine aasta oli 29 miljonit, siis see aasta oli ta 28 miljonit, see oli tingitud sellest, et kütuseaktsiisi laekumine oli väiksem ja selle suhtega läks siis ka see raha maha. Küsimus on muidugi ainult selles nüüd, et kuna eelmine aasta eraldati 3 miljonit sellest 29-st 5 või 6 omavalitsusele nii-öelda transiitteede korrashoiuks või transiitteede remondiks, mis siis omavalitsusi läbisid, siis see aasta jäi see 3 miljonit täpselt samaks ja kõigil ülejäänutel jäi 1 miljon vähem, ülejäänute peale kokku. Et tegelikult me protestisimegi selle üle, et vähemalt nendel enamusel jääks see summa samaks ja las siis see erand jääb lihtsalt väiksem. Ja see aasta toodi veel sisse ka nii-öelda piiriäärsetesse valdadesse Veriora või ühesõnaga mingi vald, mis on keset Põlvamaad, mille ei ole piiriga midagi pistmist, aga see oli juba puht kohalike valimiste tulemus ja mingid poliitilised lubadused, kes võttis ka veel mingi ampsu sellest omavalitsuse teede rahast, erandina nii-öelda. Et see on probleem. No jah, aga ma ütlengi, et kui vaatame inimeste soove, siis on väga selgelt Elvas investeering prioriteet ka teed ja tänav. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et tegel juhtkond peab hästi kõvasti selle eest võitlema. Ja me kindlasti võitleme ja ma loodan, et ka riigi valitsus hakkab ükskord kuulda võtma seda, mida omavalitsusjuhid talle räägivad, et võib-olla ühel hetkel ka hakatakse suurendama seda protsenti, mis kütuseaktsiisist omavalitsustele laekub. Ja mis puudutab neid transiitteid, siis omavalitsusjuhtide seisukoht on ikkagi, et see raha võiks tulla riigilt, mitte sellest omavalitsuste teede rahast. Ja siis kui vaadata, et eelmine aasta, tegelikult ka meie esitasime see aasta taotluse käotee kõnnitee näol sellesse transiitteede programmi nii-öelda, aga see oli kohe arvata, et see ei lähe sinna kriteeriumite alla ja tegelikult sellise vastuse me saimegi, et on piisavalt palju möödasõidu võimalusi ka riigi maanteed pidi, et see ei kajastu. Ma ütleks niipidi, et loodame siis uus valitsuskoalitsioon võtab teid paremini kuulda. Loodame. Mul on üks küsimus, et MTÜ Elva elama tegi, siin puudutas Elva Postikosis, et tehakse tald, mis on kindlasti väga vahva ja tore ettevõtmine, et kas Elva linnal äkki on ka mingisuguse mõtteid või asja, mis puudutab piirkonnad tahtute korras, äkki tegelikult sordi tegemist rahva kaasamist või näiteks kas või konkreetselt Elva elama algatust kuidagi toetama oma poolsete tehnikatega, mis iganes? Mõtteid on andnud? See MTÜ Elva elama suhtles linnavalitsuse majandusosakonnaga ja tegelikult seal lepiti kokku need ja ka linnavalitsus tegi oma ettepanekud, mis oleks need piirkonnad, mida nad võiks siis talgute korras korrastada ja ma arvan, et nad suuresti nende piirkondade peale lähevad. Ma mõtlen just, et kas Elva linn omalt poolt on võimeline ka midagi toetama, mis algatusi, mis iseenesest on väga tänuväärne. Hea sõna kõik. Ja kool on maapäevi pidevalt korraldanud pärast riigile kõik on nii palju ei ole vaja. Mis kodaniku algatus see on siis, kui linn selle eest palka hakkab maksma? Ei, ma ei räägi palka maksma. Võib-olla mingi linnapoolne üleskutse ka. Linnavalitsus on pirgu täbelik, aga tänav ei ise vaadata seda sellega, mida Tohila Jõeäärest teha või Keskkonnaametit nad ei luba taotleda, aga see on maastik ühtesse Jõeäär. Veehukumajärne raiepiirangud, mis on seal on Keskkonnaameti luba igal juhul vaja. Toomas vaatasid täna suhtes minuga ja siis selgus, et me peame suhtlema Keskkonnaametiga. Nad tahavad menetleda seda asja kuu aega, kui see on nende huvi. Et äkki saab neid natukene omalt poolt panna. Kas on veel kellegi mingisuguseid
et see tuleb nagu koos kuidagi katsuda. Nii, kas on veel mingeid sõnavõtte kellegi konkreetselt või lõpetame volikogu istungi ära? Meeldus, aga need Eveneed. Kuidas? See Eve tahtis neid anda. Jaa, palun, Salle üldse äkki tutvustad. Ühesõnaga, Elva linnavalituse pearaamatupidaja Eve Nõmmemaa palus edasi anda ühed sellised täitmiseks mõeldud vormid, mis on igal aastal olnud, tal on seda vaja majandusaasta aruande juurde ja selle nii-öelda. Ja see siis, siin on siis sellised andmed nagu vaja, mis on siis volikogu liikme enda ja siin lähi siis kondlaste siis ettevõtlusega seotud, ühesõnaga on vaja neid ettevõtte nimesid ja registrikoode, mille järgi siis saab meie siis nendest tehingutest välja valida, et ütleme, et volikogu liikme, lähikondlaste ja Elva linna vahelised majandustehingud. Ja seda neid andmeid saab ainult teie käest, et millised, kellel milline osalus on, millises äriühingus. Ja siin on tema poolt koostatud ka selline väike kiri juurde, me saadame ka siis elektroonselt need vormid. Need on saadatud. On saatsid ära, jah, aga ma annan igaks juhuks igale ühele, siin tegin valmis paberil ka, et need paluks ära täita ja 2 nädala jooksul siis 15. aprilliks, et muidu ei saa majandusaasta aruandes neid asju ära lahendada. Üldine küsimus, kas see asi on selline nagu kohustuslik või kuidas see? See on selles mõttes nagu kohustuslik, et muidu ei saa neid üldandmeid. Need andmed ei lähe kuskile personaalselt, ütleme, et Peeter Laasikul on sellist, vaid nendest võetakse kokku, ütleme, need volikogu liikmete ja nende lähikondlaste, et milliseid tehinguid need Elva linna valitsuse ja siis need nii-öelda Elva soojus ja mis meil on see varahaldus, nende vahelised need majandustehingud, millised on tehtud ja võetakse summaarselt nii-öelda, aga me ei saa andmeid, millised on teie üldse, kus on teie need osalus. Jah, et paluks ära täita, kui te ei täida, muidugi midagi ei juhtu. No selles mõttes ma täpsustaks, et midagi ei juhtu, aga eelmine kord Riigikontroll juhtis sellele tähelepanu. See oli 2012. aastal. Et noh, ikkagi see oleks vajalik, et pearaamatupidaja saaks kontrollida, et volikogu liikmetega seotud firmad, kui nad on teinud tehinguid. Neid ei hakka sealt, vaid lihtsalt registrinumbrite järgi siis otsitakse meie sellest, mis siis vastavalt, et need majandustehingud jooksiksid kokku. Ja seal on veel osad nõuded on niimised, kas ollakse võlgu või mitte, aga üldises summas, mitte personaalse isikuna. Nii et on vaja ainult neid seotusi. Ma olen 3. aastat küsinud seda, et millise seadusega see selline... Siin on selgitatud siin ka selles kirjas, et... Nüüd ei ole selles suhtes ei ütle midagi, raamatupidamise seadusega on öeldud, et teil on vaja aruanda lisada. Kui te ei soovi, et see tehakse personaalselt teiste kanda kuhugi sinna sisse. Selleks tuleb põhimõte ju selles, et majandushuvide deklaratsioon on kohustuslik, see on korruptsioonivastases seaduses, seal on täpselt sätestatud, kuidas need hoiustatakse, kuidas no tähendab on kaitstud see delikaatselt isikuandmed salamiseks, selle asjaga Riigikontrolli täiesti pikalt. Tal ei ole mingit Igal juhul Riigikontroll tookord juhtis tähelepanu sellele, et kõik ei olnud esitanud neid. Et noh, ega tähendab, raamatupidamisel on kohustus see aruande lisa teha, aga noh, ega ütleme, teie endaga seotud firmasid ta suudab välja võtta, aga teie lähikondlastega ta ei suuda neid, ta ei tea isegi, kes need lähikondlased teil on. Et selles mõttes oleks oluline need firmad üles märkida. Vabandust, tuli.
mai esimese mai seisuga vajalik. ei, see oli vist, see on nüüd niiviisi, et nüüd on uus kord. Ma ütlen teile ausalt, et ma ei ole seda põhjalikult nagu läbi töötanud ja majanduslike huvide deklaratsiooni. Igal juhul see tuleb uut moodi selles mõttes, et ta tuleb registrisse, elektroonne register tuleb, kuhu siis volikogu liikmed ise hakkavad seda kandma. Meie kanname siin algandmed ja igaüks nüüd enam nagu paberil enam ei esitata. Muidugi minu meelest, ma ei mäleta, aga seal vist oli nii, et võimalus, et kui ei ole võimalik, et meie siis kanname siis selle paberile esitatud ikkagi sinna registrisse. Et sellega on natuke aega, ma teen endale selgeks ja tutvustan teile seda majanduslike huvide deklaratsiooni asja ka. Ma siinkohal täpsustaks, et seda registrit veel ei ole. Tegelikult ka. Seadus on, aga registrit veel ei ole. Aga rohkem sõnavõtt ei ole, siis järgmine volikogu istung on 28. aprillil siis. Ja loeme tänase volikogu istungi lõppenud.